Virumaa jahimees Mirek Matikainen lasi kuulid lendu otse maanteeäärsel põllul. Ei huvitanud teda mööda sõitvad autod ega ka koerte poole jooksvad peremehed. Lisaks pidas ta koerajahti mootorsaanilt. Ka see on jahiseaduse räme rikkumine ja Eesti Vabariigis rangelt keelatud. Aga siis käis pauk ja vaatasin, et koer kukkus. Hakkasin jooksma siiapoole. Karjasin käed laiali. Ei tehtud midagi, koer tõusid püsti, hakkas uuesti jooksma, tehti ümber koera tiir. Sõideti ümber koera ja lasti uuesti. Ja koer kukkus. Lugu leidis laialdast vastukaja, aga Eesti jahimeeste selts ei võtnud mingit seisukohta. Olid vait nagu kuldid rukkis. See saan sõitis kuivati tagant läbi, kõlas 2 lasku. Eiti koer hakkas Eiti poole jooksma tagasi sealt ära saani, see mootorsaan sõitis talle koerale järele ja kõlas veel 2 lasku. Ja ma isegi kindlalt ei oska öelda, aga minu meelest neid laske oli rohkem. Sest nad sõitsid ümber koera ja lasid ta maha. Eiti jooksis ja karjus, et nad seda ei teeks. Reku ja Rokki peremehed Heiti Meriloo ja Toomas Otsa andsid asja politseisse, aga ka Mirek Matikainen pöördus kohtu poole ja vaidlustas kriminaalmenetluse algatamise. Enda arust jahimees midagi hullu ei teinudki. Algul talle lihtsalt tundunud, et tegu on huntidega ja pärast, et 50 meetri kaugusel olevat penid justkui ründaksid teda. Ma küsin jahimeeste käest ilusti, kas kurat ei tee siis koeral ja hundil vahet. Selle peale ahmitakse õhku, ei osata midagi öelda. Muide, seda Heiti Meriloo ja Toomas Otsa pelgasidki, et Matikainen palkab advokaadid ning mätsib kogu asja kinni. Maamehed siiski lootsid, et õiglus võidab. Paraku Viru ringkonna prokuratuuri vastus pani asjad paika ja näitas, kuidas tegelik elu Eestis käib. Prokuratuur leidis, et Mirek Matikainen on küll süüdi, aga tiheda liiklusega maantee äärest tulistamine ja peremeeste silme all koerte tapmine pole siiski nii raske kuritegu, et selle eest kriminaalkorras karistada. Ka rahatrahvi ei tehtud. Jahimees peab tasuma vaid uurimisega seotud kulud. No kuradi see prokuröri otsus, see on, no ma ei saa aru, naeruväärne. Täielegi jama, mis seal kokku keerati. Ma ikka mõtlen, et võetakse relvaluba ära või midagi vaata. Aga mitte midagi, mingi 15 tonni ja ongi kõik. Kas Matikainen on teie käest ka vabandust palunud? Ei ole. Kui tema väidab seal enda tunnistuses, mis koerad ründasid ja ma ei saa aru. No, kui ta ikka nii kõva mees on, lasis tuleb kaamera ette ja räägib, kuidas koerad ründasid teda. Teete edasi ka midagi või? Loomulikult. Koevame edasi. Ühe põhjusena, miks menetlus Mirek Matikaineni suhtes lõpetati, nimetas Virumaa prokuratuur avaliku huvi puudumist. Huvitav, mida arvavad sellest Eesti riigi koeraomanikud? Neid võib hinnanguliselt isegi kuni $200 miljonit olla. Tänaseks on lisaks loomakaitsjatele ka juba võhivõõrad inimesed Heiti Merilole ja Toomas Otsale oma abi ning raha pakkunud. Viigu mehed asi kas või Euroopa kohtuni välja, kui Eestist õigust ei saa. Esimese sammuna on Eesti Loomakaitse Selts Virumaa prokuratuuri otsuse vaidlustanud ja teinud kaebuse riigi prokuratuurile. Seniks aga olge Virumaale sõites ettevaatlikud. Jahimehe paprid jäid ju Mirek Matikainenile alles ja iial ei või teada, millal mees jälle koerajahti peab.